Minult on küsitud, kuidas toime tulla kadedusega. Minu meelest jaguneb kadedus kaheks, nagu must ja valge kadedus. Must on see, mida me ei taha, mis sööb meid seestpoolt ja mis annab halva enesetunde ja värvib kõik mustaks. Valge kadedus on see, mille peale me mõtleme, et aga see võiks mul ka olla või mina võiksin ka seda teha. Ja see teeb meid paremaks inimeseks, sellepärast et me püüdlemegi selle poole. Me tahamegi seda tegelikult saavutada ja proovida või omada. Ja mul on veel 3 mõtet kadeduse kohta. Üks on see, näiteks konkurentsi tunne. Ja kui näiteks ärimaailmas vaadata, siis ma tegin kunagi Hingelepai ajakirjale sellist nagu ärimudeli tabelit ja seal oli ka see, et konkurendid. Mõtlen, ma ei tea, et kes on reklaami, vaba, teadliku elustiili ja ajakirja konkurendid. Nagu, ei ole otseselt mingit teist ajakirja, isegi kui oleks ajakiri, siis ka see on mingi kellegi teise tehtud, kellegi teise energiaga. Et mina usun sellesse, et konkurents on selles mõttes, näiteks ajakirjade puhul või mingite toodete või teenuste puhul nagu kogu elu on konkurent, et ma tundsingi ja mõtlesingi, et konkurent on ka mingi meelelahutus, konkurent on mingi raamat, mingi teine lugemine, konkurent on lihtsalt uni või aeg oma lastega või aeg oma kaasaga, et kogu elu on konkurent tegelikult igale teenusele või tootele. Ja selles mõttes ma ei näe nagu mingit ühte objekti, et see on konkurent. Ja mulle tundub, et iga inimesega, kes on selle firma taga või omanikega või ka nende, kui on suurem firma, siis nende töötajatega, on kaasas mingisugune energia. Ja see on alati unikaalne. See tõmbab ligi teatud tüüpi inimesi ja sellest hoiud eemale teatud tüüpi inimesed. Ja iga inimene, kes teeb midagi äriliselt, see tõmbab ligi oma sugust energiat ja oma suguseid inimesi, ma usun. Ja sellepärast sellist nagu konkurentsi kategooriates või selles mõttes mõtlemist ma ei näegi või ma ei oskagi näha. Teine mõte on mul selline konkurentsi suhtes, mitte konkurentsi, vaid kadeduse suhtes. Et minul näiteks on vend ja kui sa mõtled nagu oma peres, oma lähedaste hulgas kellegi peale, et kui tal läheb hästi, kui mu vend näiteks tegi podcasti või kui ta saab mingisuguse tunnustuse või saavutab midagi või lõpetab midagi, siis mul on alati väga-väga hea meel ja ma elan talle igati kaasa. Ja samamoodi, mu laps käib näiteks, poiss käib poisteklassis ja seal öeldakse, et palun mitte tulistamiskohtades sünnipäevi pidada, sellepärast, et kõik need poisid, kes ta klassis käivad, need on tema vennad ja neid ei tohi tulistada. Ja samamoodi võib vaadata minu meelest kõiki inimesi nagu perekonda ja elada kaasa nende saavutustele. Ja siis ei saa olla kade, sest sa ei tea kunagi, kui palju pingutust seal taga on ja sa saad sellest lihtsalt õppida ja inspireeruda ja teha ise nagu omal moel ja pareminigi. Ja 3. mõte kadeduse kohta tuli mul ka ja see oli see, et sa ei saa olla kunagi kade kellegi peale, sellepärast, et meil igaühel on oma elutee ja igaüks on seal eluteel just mingis punktis. Ja kui sa vaatad kedagi seal ühes punktis ilma kontekstita, siis võib tunduda tõesti, et oi kui kihvt ja tal on elus kõik väga hästi, aga sa ei tea, kuidas tal veel on ja sa ei tea seda, mis tal enne on olnud ja sa ei tea seda, mis on elul plaanis tema jaoks, nii et ära kunagi soovi kellegi teise elu endale, on minu mõte. Ja siis sa ei saagi olla kade. Kõike mõnusat sulle!